tänane see YouTube'ide nädala teema on siis, et kuidas me alustasime. Siuke story time nädal põhimõtteliselt. Ja mina räägin sellest, kuidas ma alustasin YouTube'iga. Põhjalikult lähen kaua aega tagasi oma esimeste videote juurde ja kõike siukest teemat. Ma alustasin YouTube'iga mingi 7 aastat tagasi või 8 aastat tagasi ja siis mul oli siuke YouTube'i channel nagu Mr. Minecrafter 2000. Ma tegin siis jah Minecrafti videoid, mul oli oma Minecrafti server. Ma lihtsalt põhimõtteliselt tegin Minecrafti videoid jah, ma tegin gameplay'si, tegin stories'i, ehitasin. Mul siuke Minecrafti fanbase oli ka olemas, siis põhimõtteliselt mängisin koos oma fännidega Minecrafti ja tegin oma serveri ja siis ma seal lasin inimestele moderatoriteks minna ja ehitasime suure linna. Isegi mul sai edetabetesse vahepeal Eestis. Aga siis ma lõpetasin selle ära, kuna nagu ma ei mängi enam Minecrafti. Kuigi siuke väike tunne on, et vahepeal tahaks nagu uuesti vaadata, mis seal toimub. Aga muidu väga, näe. Siis ma käisin ise veel teiste serveritesse, ise ka seal admineid ja nii. Nagu lihtsalt nagu mul oli mingisugune siukene nagu fame olemas selles suhtes. Aga jah, siis ma lõpetasin ära, ma ei viitsinud enam teha Minecraftist ja siis läks natuke aega mööda ja siis ma tegin siukse kanali nagu HD Mighty Sniff ja siis seesama kanal, mis mul on siis praegu hoidnud, et nüüd oli see siis vahepeal Sniff ja nüüd on see Rauno Raiesmaa. Ja siis ma tegin Growtopia videoid. Jah, põhimõtteliselt ma tegin vahepeal Growtopia videoid ja seal oli samamoodi, seal ma sain ka samamoodi natukene fame'i, siis tulid inimesed, ma tegin nendega koos maailma ja no siukene sõbralik kommuun, kus kõik lihtsalt nagu chillisime ja äkki. Ja siis ma olin ka teinud selliseid IRL videoid kanalisse nagu Sniff ja Tainas, mis oli enne seda Growtopia videot. Sniff ja Tainas, kus me tegime tõukeratta õpetuse videoid koos oma siis vana klassi vennaga. Ja me tegimegi põhimõtteliselt tõukeratta, tegime nagu Miikal Parman tegi tõukeratta videoid, siis me tegime ka. Aga me panime sinna juurde veel igast niisama mingi vlog'e ja värki. Ja siis selle me lõpetasime ära pärast seda, kui ma vahetasin kooli. Siis ma mõnda aega ei teinud YouTube'i, kuna nagu ma tahtsin teha, mul oli kogu aeg mõttes, et ta ei tahaks ikka veel teha YouTube'i. Aga üks asi, miks ma ei teinud, oli see sellepärast, et mul ei olnud veel häälemurret olnud ja ma olin räige. No mul oli see, heelium nii-öelda, seda kutsutakse heeliumiks. See on nagu, sellepärast ma ei tahtnud ikka teha veel kanalit, kuna nagu ma mõtlesin, et kõik hakkavad heeliumiks kutsuma, mul kedagi kotti ja bla, nagu mis mõtted seal teenvad. Siis ma ootasin ära, kuni mul see häälemurre oli ja siis mõtlesin, et oi, aga ma hakkan siis nüüd pihta. Põhimõtteliselt ma ei hakanud sellepärast, et ma kartsin, et mind hakatakse hääle pärast narrima, mis on tegelikult väga nõme, nagu väga halb. Ma oleks võin varem alustada, ma oleksin juba praeguseks siis juba rohkem teinud, aga see selleks. Ja siis need kõik videod on kas kustutatud või privaatse peale pandud, aga osad on mul alles, mis on nagu privaatse peale pandud, aga ma saan nagu ise neid vaadata veel. Ja siis kui te tahate, et ma näitaksin teile endast, kui ma olin veel selle heeliumi häälega ja kõiki nõuksite pulli videoid, siis visake thumbs up ja kommenteerige alla, et davai, näita videoid Sniff või Rauno. Üks asi veel, et nagu ma muutsin kanali nime Rauno Raiesmaaks, aga te võite Sniffiks ikka kutsuda. Nagu unustasin seda mainida. Nagu sa võid mul ikka Sniff öelda, aga kanal on Rauno Raiesmaa. Lihtsalt tahan nagu Rauno Raiesmaaks ka, jah, nii. Siis ma hakkasingi pihta, kui mul oli häälemurre ära, siis ma alustasin siis selle kanaliga, mis mul nüüd on, see Sniff või Rauno Raiesmaa. Ja ma hakkasin lihtsalt lambist pihta, otsin kaamera ja lihtsalt panin statiivile ja lihtsalt hakkasin pihta. Esimene video oli Smoothie Challenge ja seda te saate ikka veel vaadata mu kanalilt. Ja siis sealt hakkaski pihta ja siis ma mõtlesin, et selleks, et nagu tuntuks saada, peaks mingi suurema asja tegema. Ja siis ma tegin selle tünga isale, et ma saan isaks ja siis see läks Delfisse, siis see sai meediakajastust ja sealt hakkaski kõik pihta põhimõtteliselt ja niimoodi alustasingi mina oma YouTube'i kanaliga. Praegu mul ikka veel on nii palju muudatusi ees, nii palju mõtteid peas ja nii palju selliseid plaane. Elu lihtsalt jookseb nii kiiresti ja mul kogu aeg muutuvad mõtted ja ideed. Mul on vaja nüüd selgeks saada kõik, mis ma tahan ja paika panna ja siis oma asjaga tegeleda. Pluss ma lähen varsti tööle ka ja siis videoid ilmselt hakkab vähem tulema. Aga selle eest ma ise mõtlesin ka, mu vanemad ka ütlesid, et
kuule Rauno, kui sul nagu ei ole ideid, siis lihtsalt ära tee. Tee siis, kui tuleb idee. Ja tegelikult see on täiesti true, sest nagu ma ise ka ei ole väga rahul enda contentiga, mis praegu toimub, see on suht jama. Ja pigem teha korralikult ja vahepeal niimoodi tulla suurelt välja, kui mingi kogu aeg mingi jama toota. Davai, aga davai, põhimõtteliselt ongi kõik, kuidas ma alustasin. Päris pikalt alustasin, päris siukene suur minevik oli ja ma olen sellega tegelenud siis mingi 7-8 aastat, täpselt ei oska öelda. Pluss ma käisin ka seal filmiringis, nüüd siis 7 või 6 aastat ja see aitas mulle kaasa, aitas mind kaasa selle meedia ja monteerimise ja kõike sellega. Ja aga noh, mis siis ikka, ma panen täie rauga edasi ja mingi stoppi ei tule igatahes. Vähemalt ma arvan veel mitte, aga stoppi praegu tule. Ma ikka panen täie rauga edasi ja ma panen nüüd siis ainult siis, kui ta hea video. Aga järgmine nädal on YouTube'ide kanalil siis niimoodi, et meile tuleb keegi külla. Kes võiks mulle tulla külla esmaspäeval? Nii et siis davai kommenteerige see ka alla. Aga jah, põhimõtteliselt, kui te tahate, et ma näitaksin teile neid videoid, kus ma olen heeliumi häälega ja ma ei tea, tukaratta videod, mida iganes, see on päris cringe, see on nagu väga cringe. Ja põhimõtteliselt, kui tahate, siis äkki like ja siis see video tuleb minu kanalile. Davai, näeme. Joo, tüübid.